laua all, silmad minu pool, suu on minu pool, kõrvad minu poole. Nii, väga hea. Alustame tundi. Jalad kokku. No, alguses on päris keeruline, kui sulle tuleb ikka 15 õpilast, kes ei räägi üldse eesti keelt ja sina ei räägi üldse vene keelt, et kuidas te nagu omavahel kommunikeerute. Aga siis tulevad appi pildid ja mängud ja käed ja jalad ja niimoodi suhtlemine õppimine pihta hakkabki. Saksad sõidavad ümber laua, kokku keskel pakkus. Mina ise vene keelt ei oska. Et esimene aasta oli mul endale ka selline keelekümblus. Ma õppisin hästi palju ise ka vene keelt. Aga tegelikult ei ole mitte midagi hullu, kui sa ei oska vene keelt. Et mul 5. klass eelmine aasta andis mulle tagasisidet, et nii hea õpetaja, et vene keelt ei oska. Et meie õpime palju rohkem eesti keelt. Et see ongi keelekümbluse põhimõte, et üks õpetaja, üks nägu, tähendab üks õpetaja, üks nägu, üks keel. Et kogu aeg räägitakse nagu ühes keeles, et ei toimu seda tõlkimist. Mis mulle koolis meeldis, et juhtkond hästi toetas. Et käidi mul tunde vaatamas ka juhtkonnas ja eesti keele õpetajad teised ja hästi palju abistati. Et nüüd teisel aastal on palju kergem. Et sa juba tunned lapsi, ma tean, milliseid meetodeid valida. Ja mulle meeldib see, et keelekümbluses on nagu keelekümblusklassis on see tulemus nii koheselt näha, et tegelikult lapsed õpivad iga päevaga ja eriti lapsed, kes nagu üldse rääkinud eesti keelt, see juba 6 aja pärast nad juba tulevad ja proovivad sulle midagi ütelda, et tegelikult see tulemus on nii käega katsuta, silmaga nähtav ja kõrvaga kuuldav. Hea õpetaja. Väga hea õpetaja ja tema väga hea meile näitab kõik ja räägib. Aga mis kuu, mis september, õige. 2012. Kleep, palun pööre siia. Pööre. Erik. Nii, lähme edasi. Ilmaga, seda teeb täna hommikul Katja. Mis ilm meil täna on? Mul esimene aasta oli ka selline keelekümblus, et ma sain nagu kevadeks juba aru, mida need 2 poissi 9. klassis räägivad omavahel. Et see oli mulle ka nagu üllatus, et ohoh, ma saan aru juba. Eelmine aasta ma arvasin küll, et jummel, et see vene temperament, et sellega ma pole ju kokku puutunud ja lapsed on nii elavad. Aga tegelikult ma olen kokku puutunud ka nüüd eesti lastega samas vanuses. Üldjoontes on nad ikka samasugused, et samamoodi elavad. Võib-olla vene lapsed on nagu julgemad, nad on aktiivsemad, aga üldjoontes on lapsed ikkagi ühtemoodi. Et ei ole vahet, kas sa ütled eesti lapsele 10 korda palun võtta oma kott maast üles või ütled seda vene lapsele, et ühtemoodi saavad nad sellest aru niikuinii. Ja lapsed on hästi palju õpetanud mulle sellist järjekindlust ja järjepidevust, et ma olen tegelikult suhteliselt kärsitu inimene, aga lapsed on õpetanud, et peab jääma rahulikuks ja peab mitu korda kordama, enne kui midagi aru saadakse. Karu paneb riidesse veel Tõnil. Mis sa täna karule selga paned, Tõnil? Paned tossud jalga. Ütle ka, ma panen tossud jalga. Panen tossud jalga. Teised ka. Ma panen tossud jalga. Millised püksid sa paned karule? Mis püksid need on jalas praegu Danilil? Mis püksid need? Teksa. Teksa püksid. Paned teksa püksid jalga? Kas täna on poiss või tüdruk? Kas täna on poiss või tüdruk? Ütle lastele, mis on täna karu nimi? Kevin! Mis veel? Mulle tundub, et vene lapsevanemad on rohkem kaasatud. Nad nagu huvitavad rohkem, käivad koolis ja küsivad, et kuidas tema lapsel läheb. Sobib. Kõigil on ilus tugev käepigistus. Väga hea. No näita. Tubli, see on juba täitsa vihine.
olemas. Kas sul ei ole makaron? Väga hea. Vene koolis on hästi tore. Mulle väga meeldib, et ma olen just selles koolis, kus ma olen. Mis selle teeb toredaks? Mis teeb toredaks? Lapsed, nad on sellised vahetumad. Ma ei olnud harjunud näiteks sellise asja, et nad tulevad vahetunnis ja kallistavad, et tere õpetaja Liis, et me armastame teid ja või ütlevad selliseid nagu, mida eestlane tavaliselt ei ütle, oma tundeid nagu väljendab rohkem. Ja samas nad annavad nagu ka tagasisidet kohe, et kui neil on nagu midagi meeldinud, et siis seda on kohe nagu näost näha, et neile ei meeldi. Katja, Rõõmus. rõõmus. Mis sind rõõmsaks teeb täna? Kristiina sai tagasi. Et Kristiina jõudis kooli tagasi. Mul on ka väga hea meel selle üle. Ostad, kuidas sul täna on? Rõõmus. Mis sind rõõmsaks teeb? Televiisor, plasma. Sa said uue plasmateleviisori. Päris vägev. Veeb palun silmad takali poole. Nii. Eerik, kuidas sinul täna hommikul on? Minu klassis mulle tundub, et mitte ükski laps ei karda eesti keeles rääkida. Et nad julgevad, nad tahavad eesti keeles rääkida. Eesti keeles rääkimine ja õppimine on meie klassis popp. Et õpimotivatsioon kui selline loomulikult lastel, kui on ikka igav, ega nad ei taha seda teha, nad ei viitsi ja nad näitavad seda kogu oma kehaga välja, et kui neile midagi ei meeldi. Mis on vene koolis ka teistmoodi, et eesti õpetajad on mõnikord ka sellised uudistetoojad, et mis nagu Eesti elus toimub, et osad õpilased ikkagi vaatavad vene kanaleid ja vene televiisorit, et siis et meie oleme ka need uudistetoojad tihtipeale. Et see selline roll ka. Tere päeva!